Kristuse pruut, 10. osa, pühitsemine. Aeglaselt selgines mu teadvus. Avasin silmad. Mu näo ees liikusid kiiresti väikesed valgusest kerakesed. Nende sees nägin koolibrite suuruseid vaimude piirjooni. Olin ärgates liiga uimane tehmuda. Vaatasin neid huviga. Sel ajal, kui ma neid vaime vaatasin, hakkasid inglid all aias laulma. Hämmastaval kombel pöördusid nad oma laulus Jumala aias olevate kivide, küngaste, puude ja veeojade poole. 24. saatja laul. Kuulakem nüüd, kuidas te laulate suurest kõikvõimsast Jumalast. Tema tuli põleb pühaduses, nähtud tema pojas Kristuses. Tulge nüüd, iidsed mäed, kuulutage kogu ilmale, ojad vastu kajage, kivid, rohi ja puud, astuge esile. Tema suurusest alati laulda võite, iidsed nagu te olete, just nagu oleks möödunud vaid päev, Jumala arm kestab igavesti. Las nad laulavad, las nad räägivad, las nad ülistada Jumalat. Ka nemad tahavad käsi plaksutada, ka nemad tahavad üheskoos tantsida ja nemad tahavad tema nime õnnistada. O iidsed mäed, mida te teate ja puud, millest laulate ja kivid, milliseid voorusi kiidate ja jõed, millist tarkust te edasi kannate. O kuulge, kuidas nad ülistavad Jumalat, teie laulude kaudu lisatagu valgust. Teie juhiste kaudu võime vaadata lummatud pilgul tema puhast auhiilgust. Tema halastav arm ületab kõik, pole keegi nii kui sa, meie Jumal. Tema palet me vaatame armastusega. Oh, let us hear you sing of God, the great Almighty One, whose fire of burning holiness is seen within his Son. Come now, ancient hills proclaim, and stream re-echoing, and rocks and grass and trees burst forth, together let them sing. His grandeur, more than these can tell, ancient though they be, while spanning time as if a day, he eternity. But let them sing and let them tell, for they do would proclaim, they do would clap, they do would dance, they do would bless his name. O ancient hills, what do you know? And trees, what will you sing? And rocks, what virtues you extol? And streams, what wisdom bring? Oh, let us hear you worship God, enlightened through your praise. Through your instruction, may we too behold with steadfast gaze his splendor born of purity, his beatific grace, past all created till like you, we gaze upon his face. Halleluuja, laul lõppes. Sirutasin parema käe valguspallides olevate vaimude poole. Nad hajusid kõik laiali. Ma istusin ikka veel puu otsas. Anna, hüüdis ingel mulle puu alt. Vaatasin tema ülespoole pööratud nägu. See oli üks minu saatjatest. Me oleme tulnud sind viima pühitsemisele. Kõik 24 valget inglit hakkasid ülespoole tõusma. Nad seisid õhus selle puu kohal, kus ma puhkasin. Nad naeratasid mulle. Tere, tervitasin neid, mõeldes, et kui naljakas see on, et keegi saab seista õhus. Tere, vastasid nad, püüdes oma põnevust vaos hoida. Kas oled valmis pühitsemistseremooniale minema, küsisid nad. Jaa, vastasin mina. Järsku läksid mu käed näo ette. Taipasin, miks ma siin olen? See oli aeg, mida olin oodanud, aga oodanud, mida? Jah, ma olen valmis, kordasin valjusti. Ma ei tahtnud küsimusi esitada. Ma ei tahtnud ka niisama lobiseda. Olukord oli liiga tõsine. Ja minu armastus Jeesuse vastu liiga suur. Inglid aitasid mul tõusta.
hetke seisin püsti kõrge elupuu otsas, säravate lehtede ja viljade keskel. Äkki olime templis. Tempel. Templist jäi meelde ainult üldmulje, sest mul jagus mõtteid vaid eeloleva sündmuse jaoks. Ma ei näinud enda ümber ei seinu ega lage. Imestasin, kus see tempel asub, kuid ma ei hakanud seda küsima. Kümblus bassein. Inglid saatsid mind basseini juurde, mis sisaldas liikuvat vett. Vesi voolas basseini põranda alt, nähtamatust allikast ja voolas sama salapäraselt uuesti välja. Sinna pääses treppi mööda, mis ulatus veepinna alla. Inglid juhatasid mind trepini, siis tirutasid nad basseini ümber, hoides pea kohal pikka valget lina. See kaasaskantav kardin ulatus üles tõstetud kätest jalgadeni, pakkudes mulle privaatsust. Huvitav, mida see võiks tähendada, küsisin mõttes. Ma olen juba ristitud, ma ei pea laskma ennast uuesti ristida, et näidata surmast ellu tulemist, kas pole? Enne suursündmust. Siis meenus mulle, kuidas kõik preestrid enne preestri kohustustesse astumist läbisid pesemise. Võib-olla see puhastus eelneb suuremale sündmusele meie elus, kas me seda teame või mitte. Kuigi ma ei mõistnud täielikult, tahtsin vastata kuulekusega kõigele, mida uskusin, et issand on seda nõudnud ja seda tuleb ka täita. Otsustasin siseneda basseini. Kui hakkasin usus oma esimest sammu astuma, kadus mul rüü seljast. Ettevaatlikult laskusin trepist alla. Sisenesin basseini. Vesi oli umbes rinnakõrguseni. Jah, selge vesi voolas ümber minu. See oli rahustav. Läksin üleni vee alla. Õnnistus. Kui ma pinnale tõusin, tundsin õhutust issandat valjusti õnnistada. Ma ütlesin, õnnistatud olgu issand Jumal, kes puhastab meid sõna veega. Jah, ütlesin endamisi, olles täiesti hämmastunud ilmutusest, mille see kuulekuse tegu mulle andis. Toimus pidev puhastumine. Pöörasin ringi ja tõusin treppi mööda üles. Inglid jäid valget kardinat minu pea kohal hoidma. Nad kogunesid tihedalt minu ümber. Kõndisime koos suure põleva ohvri altari poole. Olin ikka veel loori sees peidus ja tilkusin veest. Ohvri andide altar. Inglid tirutasid pronksaltari ümber, hoides linast katet pea kohal. Vaatasin resti all põlevat sütt. Need tundusid olevat väga kuumad. Sellel altaril ei ohverdatud midagi, sest meie issand lõpetas ohverdamise oma täiusliku ohvriga ristil. Vaatasin ainiti neid põlevaid söötükke. Keegi ei öelnud, mida ma pean tegema. See võib olla mõistatus, mille vastust ma peaksin juba teadma, mõtlesin. Hakkasin edasi mõtisklema. Kui Jeesus on juba täie hinna maksnud, siis ei ole põlev ohvri andide altar, millest ringiga mööda minna, vaid sellest tuleb mul läbi minna. Nii kummaline, kui see ka minu jaoks oli, hakkasingi edasi kõndima. Läksin otse läbi pronksaltari, söed ja kuumus ja kõik. Uskumatu. Eksam. Teisel pool altarit kõneles templis kuuldavalt minu isa. Kas oled valmis elama puhast elu, olla pühitsetud ainult mulle? Jah, vastasin valjusti, issand abiga. Linased põlvpüksid, ütles ta. Linased põlvpüksid ilmusid, astusin nendesse. Ma arvan, et need on märk hinge päästmisest. Preestrid olid neid kandnud, et katta oma lastiolekut. Kas oled nõus olema õpetatav, õrn ja kuulekas, seisma õigesti minu ees, küsis isa taas. Jah, olen nõus, Kristuse abiga, vastasin ma. Alussärk, hüüdis ta. Linane tuunika kukkus ülevalt mulle üle pea selga. Mu isa ütles valjusti. Kas oled nõus, et sind tehakse ustavaks? Jah, issand. Vastasin ma. Õlalint, ütles ta. Mind ümbritses koheselt õlalint. Mu isa jätkas. Kas oled nõus, et kogu pea, mis esindab nägijat,
oleks ainult minu jaoks. Kristuse meel, Kristuse nägemine, Kristuse kuulmine, Kristuse haistmine, Kristuse maitsmine ja kiire sõna kuulmine. Kas oled nõus olema püha ainult minule? See tähendab kanda minu poja peakatet oma peas. Jah, issand, vastasin. Peakate, hüüdis ta. Valgelinane peakate ümbritses mu pead. Siis valati mulle pähe võidmisõli. See jooksis mööda rõivastust alumise ääreni välja. Äkki ilmus Jeesuse veri minu paremale kõrvalestale, paremale pöidlale ja parema jala varbale. See oli Jeesuse veri. Tema veri on ainsana taevas. Inglid langetasid valge kattelina maha, mis kohe kadus. 24 saatjat andsid märku, et ma peaksin edasi liikuma. Nad ei tulnud minuga kaasa, kui ma edasi läksin. Nii langes minu üles pööratud kätele raskus, mille Kristus risti altaril võitis. Ma ei näinud midagi, kuid ma tundsin seda ja tõstsin üles oma käed, et lehvitada tema ohvrit isa ees. Kui ma kõndisin püha paiga sissepääsu poole, kuulsin, kuidas 24 vanemat ja 4 elusolendit hakkasid laulma. Taevase vanemate kogu laul. Astugu preestrid meie Jumala ette, tema ette, kes istub kuningana, vabasta oma suur vägi maa peale, siis võime ka maa peal laulda nagu taevas, sest püha Jumal on me suurim rõõm, neelab patt ära ka kõige pimedamal ööl, armu pärast alusta võitlust, o Jumal, alusta lõppu. Kiitus kuningale, kes valitseb isa paremal käel, Siian ülal laulab kõigest väest, kõigutades su ees oma palvekausse. Austusavaldused on kõik nende sees. Vabasta pitser, et nad saaksid seista, need esimesed viljad sinu ees, pestud puhtaks talle veres. Tema igavese armastuse kingitused, me kroonid nüüd paneme su jalga ette, igavene vägev Jumal, kõik vägi ja armastus ja võit kuulub sulle, valguse Jumal. Nagu taevas, nõnda ka maa peal, las nad elavad kui üleval, ühinedes meiega igaveses kiituses, vastu võttes ja jagades igavest armastust, las nad kõnnivad tulistel sütel. Kuule, Jumal, me palvet, las see ring olla täiuslik, o kuningas auline, las nad kuulevad ja las nad räägivad, pühitsevad sinu võimast nime. Olgu sinu au nähtav maa peal, pane põlema nende südamed sa, vabasta tal pitser, mis avaneb ülal, sulgedes lõpu seal all. Kui õiglus ja armastus valitsevad, siis võib maa peal jälle elada, sest püha Jumal on meie suurim rõõm, neelab patt ära ka kõige pimedamal ööl, armu pärast alusta võitlust, o Jumal, alusta lõppu. Hallelujah. Bring forth the priest unto our God. He who sits as king, lose your great power o'er the earth, that earth like heaven may sing. Holy God, our great delight, swallow sin in darkest night. Begin for mercy's sake the fight. O God, begin the end. Praise to the King who reigns on high. Zion above will sing. We hold before you bowls of prayer. The tribute do we bring. Release the seal that they may stand, first fruits here above. Blood washed in the blood of the Lamb, gifts of his infinite love. Our crowns we throw beneath your feet, eternal God of might. All power, love, and majesty
are yours, great God of light. Those standing still upon the earth, let them live above, to join us in continual praise, consumed at last by love. Let them walk mid goals of fire, hear great Yah, our prayer. Let the circle be complete, O King beyond compare. Let them hear or let them speak, to hallow your great name. Let your glory be visibly seen. Set the hearts aflame. Release the lamp to open above, the seal that seals the end, that righteousness with purest love might dwell on earth again. Holy God, our great delight, swallow sin in darkest night. Begin for mercy's sake to fight. O God, begin to end. Laul lõppes. Hetkel, kui ma ületasin lavapaku pühasse paika, lõppes laul. Kõigutusohvri raskus tõsteti mu käte pealt ära. Püha paik. Kui ma pühasse paika läksin, võtsin omaks selle, mis sümboliseeris seal Kristust. Kuldse lambijala, aga ka leiva, veini ja viiruki. Viirukite altar. Ma läksin viiruki altari juurde pühamast pühama ette. Kuna olin läbinud pronksaltari, tundsin, et pean ka viiruki altarist läbi minema. See sümboliseeris Kristuse eest palveteenistust. Kui hakkasin altari poole liikuma, klammerdusid minu külge suitseva viiruki aroomid. Jätkasin edasi liikumist, tõstes käed üles. Pühamast püham. Ma läksin läbi eesriide, mis oli meie issanda surmaajaks renditud, ja sisenesin kõige pühamasse paika. Kristuse ohvri piserdatud veri oli juba armulaual. Tema healõhnaline eestpalvesuits täitis selle kambri. Kohal olid ka issandale kõige pühama viiruki vürtsid. Kuna Kristus oli maksnud täishinna, avanud pääsetee meie isa juurde, läksin ma ka läbi lepingu laeka. Pühitsemine. Teisel pool lepingulaegast piserdati minu peale ja preestrivastusele Kristuse verd ja püha võidmisõli. Minu taevane isa rääkis taas. Sa oled pühitsetud ja pühitsetud mulle täna, Anna, igavesti preestriks. Enne kohustuste täitmisele asumist on aga aeg olla varjatud. Inglitest saatjad ilmusid pärast isa kõnelust. Tseremooniaks riietumine. Nagu minu isa oli öelnud, tõid 24 saatjat mulle lepingurüü, loori ja krooni. Preestri peakatted jäid varjatuks, kuid põlvpüksid, tuunika ja õlalint jäid mind nähtavalt katma. Kui inglid valmistusid mind riietama, ütles üks teenija, ingel, sa tuled sellesse liitu ei millegi muu kui Jumala poja puhtuse, tema ohvri, tema vere, tema aroomide ja tema võidmisega. Järsku kuuldus kaugelt sarvehäält. Ta tuleb, hüüdsid inglid suure elevusega. Šofar puhus uuesti. Kiiresti libistasid nad lepingurüü üle mu pea. Rõival oli mürri, aaloe ja kassia lõhn. Nende aroomidega segunesid püha võidmisõli vürtsid, püha viiruk ja aialõhnad. Iga aroom intensiivistus tikitud rüüs edasi liikudes. Aroom oli kõikjal. Märkasin, et peopesad olid hennast endiselt punased. Ma arvasin, et mu jalatalad olid samuti. Inglid panid elukrooni mulle pähe. Koos laotasid nad minu üle ümmarguse täispika loori. Mõistsin, et minu taevane isa looritas mind just pühavaimu väega. Kui loor laskus minu peale, rääkis isa minu üle järgmised õpetussõnad. Sa tuhandeteks, kümneteks, tuhandeteks, mu laps. Järsku kuulsime kaugelt hüüdu. Jeesus hüüdis mulle eemalt. Anna! Pöördusin hääle suunas. Ta tuleb, hüüdsid inglid erutatult. Koheselt ilmus Jeesus vaate välja. Ta sõitis kõige ilusama valge hobusega, mida ma kunagi olin näinud. Hobune galopeeris tippkiirusel.
Jeesuse nägemine tegi mind hingetuks. Tal oli seljas valge riietus, peas kullast kroon. Ta oli iga toll kuningas ja iga toll kõigi rahvaste ülim soov. Haaratud kaasa. Laskmata hobusel sammugi aeglustuda, haaras ta minust kinni, tõmmates mind kiiresti hobusele. Ta pani mind istuma enda ette. Oma vasaku käega hoidis ta mind kindlalt enda vastas. Ingelikud saatjad plaksutasid ja hüppasid üles alla, keereldes ringi suurest rõõmust. Valge hobune tõusis aina ülespoole, kapates üle paradiisi maastiku. Ta galopeeris tuuletiibadel. See oli vapustav sõit. Kui jõudsime Klaasmere äärde, alustas valge hobune laskumist. Ta peatus seal, kus trooniruum algas. Vanemate kogu võttis meid vastu suurte rõõmuhõisetega. Hüüete taustal hakkas üks ingel trooni lähedal laulma. Õnnistatud on tema, kes tuleb, õnnistatud on tema, kes tuleb. Lõppes 10. osa.